Tere, minu nimi on Siim Mandel. Diébedo Francis Kere on sündinud 10. aprillil 1965. aastal Burkina Fasos, Kando külas. Burkina Faso oli tol ajal ülemvolta vabariik. Kando küla on väikene, seal elab umbes 2500 inimest ja seal ei olnud kooli. Hariduse omandas Diébedo 75 kilomeetrit eemal asuvas Tenkodogose linnas. Ta oli esimene laps külas, kes koolis sai käia. Seal õppis ta puussepaks ja töötas hiljem pealinnas ka puussepana. 1985 sai ta stipendiumi ja asus õppima Berliini, samuti puussepaks. 1995. aastal alustas õpinguid Berliini Tehnikaülikoolis arhitektuuri erialal ja ta lõpetas kooli 2004. aastal. Peale ülikooli asutas ta oma arhitektibüroo Kere Architecture. Neil on kontor Berliinis ja Burkina Fasos, kokku umbes 30 töötajat, kes on peamiselt arhitektid. Alates 2017 aastast esineb külalislektorina mitmetes tuntud ülikoolides USAs, Šveitsis ja Saksamaal. Maineka arhitektuuriauhinna Pritzker Prize võitis ta 2022. aastal, olles seeläbi esimene afrikaanlane. Minu jaoks on taust väga oluline ja seetõttu räägiksin natukene Burkina Faso vabariigist. Burkina Faso asub Lääne-Aafrikas ja on ilma merepiirita riik. Pinnareljeef on tasane. Enamus riigist on kaetud kõrbega, rohumaaga ja põõsastikega. Metsa esineb ainult riigi lõunaosas. Riigis on 2 hooaega, vihmane ja kuum-kuiv periood. 2020 aasta seisuga elab seal 23 miljonit elanikku. Tunnis sünnib keskmiselt 87 ja sureb 21 inimest. Burkina Faso on väga madala inimarenguga riik, olles maailma edetabelis tagantpoolt 6. Tänu kõrgele sündimusele ja madalale keskmisele elueale on elanike vanus keskmine 18 aastat. Riigis leidub palju väärismetalle, sealhulgas kulda, ja see on Aafrika suurim puuviljatootja. Olenemata sellest on sissetulek elaniku kohta üks maailma väiksemaid. Arhitekt Kere disaini põhimõte on väärtusta kohalikku toorainet. Burkina Fasos on ressursid piiratud, kuid vajadus nutikate hoonete järele on suur. Ehitisi disainides kasutab ta kohalikku savi ja eukalüptipuitu. Ta täiustas savi koostist, lisades sinna lisaaineid, mis hoiavad savi paremini koos ja on ajas kestvam. Eukalüptipuit on kasutusel fassaadimaterjalina, sest see laseb küll valgust läbi, aga pakub varju. Burkina Faso kliima on väga soe. Paksud saviseinad hoiavad ruumid päevasel ajal jahedana ja samas ei lase öösel liiga maha jahtuda. Katused on seintest kõrgemale tõstetud. See tagab loomuliku ventilatsiooni. Burkina Faso paljudes piirkondades ei ole elektrit. Ehitisi disainides peab arvestama, et ruumi sisekliima hoidmiseks ei ole võimalik kasutada elektrit. Kando algkool on Kere esimene suur projekt, mille ta projekteeris üliõpilasena. See on hea näide, kuidas arhitektuur saab muuta kogukonna elu, kasutades samas minimaalseid vahendeid. Ehitusel kasutati kohalikku savitellist, mida täiustati peamiselt tsemendi lisamisega, mis muudab tellised ilmastikukindlamaks. Kõige silmapaistvam on hoone katus. See on seintest eraldatud ja tõstetud kõrgemale. Nii tekib korstnaefekt. Kuum õhk tõuseb ülesse ja väljub katuse vahelt. Nii on võimalik hoida klassiruumid jahedana ka väga kuumas kliimas ilma elektrita. Kere kogus kooli ehitamiseks raha Saksamaalt ja kooli ehitasid valmis kohalikud elanikud.
See projekt tõestab, et kvaliteetne arhitektuur ei nõua alati suuri summasid või kalleid materjale. Vastupidi, piiratud vahendid sunnivad leidma nutikamaid ja säästvamaid lahendusi. Kando raamatukogu on kooli laiendus, mis valmis mõned aastad hiljem. Siin on näha veelgi loovamat lähenemist kohalikele materjalidele ja nutikale valguslahendusele. Sarnaselt koolile on raamatukogu ehitatud peamiselt savist. Hoone kõige silmatorkavam osa on taaskord katus. Kere kasutas kohalike poolt valmistatud savipotte, mille põhjad on eemaldatud. Tulemuseks on omapärased ümmargused katusaknad, mis pakuvad loomulikku valgust ja tekitavad ruumis tähistaeva efekti. Need samad savipottidest avad täidavad ka ventilatsiooni rolli, hoides pidevalt õhuringluses. See objekt tõestab taas, et arhitektuur saab olla funktsionaalne ja mugav ilma elektrita. Aastal 2017 projekteeris Kere Londoni kuulsasse Kensington Gardenisse ajutise paviljoni. See on arhitekti rahvusvaheliselt kõige tuntum töö, Serpentine Gallery. See projekt on hea näide sellest, kuidas arhitekt toob oma Aafrika juured ja kogukonna tunnetuse moodsasse Euroopa linnaruumi. Paviljoni peamine inspiratsiooniallikas on puu. Puu on koht, mille alla kohalikud külaelanikud Burkina Fasos kogunevad, et suhelda ja varju leida. Kere soovis luua sarnase avatud ja kutsuva keskkonna keset Londonit. Paviljoni katus on massiivne puitkonstruktsioon, mis meenutab puuvõra. Seinad koosnevad tehases valmistatud tumesinistest puitmoodulitest, mis paigutatud nii, et lasevad õhku ja valgust läbi. Tumesinine värv ja muster on pärit Kando küla rahvariietelt. Paviljoni katus on lehtrikujuga. Londonis on mereline kliima ja sademete hulk on suur. Vihmastel päevadel tekib paviljoni sees koseefekt. Vihmavesi kogutakse kokku ja kasutatakse haljasalade kasmiseks. Ilmastikunähtus on osaks arhitektuurist. Siin slaidil on Benini Vabariigi uus parlamendihoone. See projekt on Kere loomingu tippteos, kus ta rakendab oma säästvaid põhimõtteid arhitektuuri loomisel. Inspireeritud on see taaskord puust. Aafrika külades kogunevad inimesed palaverpuu alla varju, et arutada olulisi asju ja teha ühiseid otsuseid. Kere soovib, et see traditsioon peegeldaks demokraatiat. Suur osa krundist on jäetud avalikuks pargiks. Parlamendihoone ei ole rahvast eraldatud, vaid on osa linnaruumist. See sümboliseerib avatust ja lähedust rahvaga. Hoone sisemuses on avar sisehoov ja suursugune keertrepp. Selline lahendus tagab loomuliku valguse ja ventilatsiooni ning säästab energiat. Francis Kere on tõestanud, et ka kõige olulisemad riiklikud hooned võivad olla säästlikud, looduslähedased ja austada kohalikku kultuuripärandit. Tänan kuulamast! Francis Kere loominguga tutvumine andis mulle teadmisi selle kohta, kuidas arhitektuur saab olla korraga lihtne, säästev ja maailma muutev. Aitäh!